Nii, teen järgmise nädala ülevaate ja hakkame pihta uudistest. Vaatame, mis meil siis tulev nädal ees ootamas on, kus on olulisemad päevad. Esmaspäev midagi erilist meil ei too. Kõik uudised jäävad Aasia ajavööndisse, ehk et midagi suurt oodata ei ole ja suure tõenäosusega jätkub see, mis reedel siis jätkus. Teisipäeval on juba natukene parem pilt, natuke teine pilt, et on tulemas meil siin Frankfurt Openi ajal siis GBP-le töötusmäära uudised ja claimant count change. Sellele efekti ei olegi, impacti pole, none. Ja tulemas siis keskpäeval ka Saksamaalt ZEV Economic Sentiment Index ja õhtul siis New Yorgi sessiooni ajal siis tasub olla teisipäeval tähelepanelik, ettevaatlik on siis Powelli kõne. Powelli kõne teeb tavaliselt niisuguseid ägedaid liigutusi turgudel. Nii, edasi kolmapäev. Kolmapäeval ka midagi nii kolossaalselt suurt ei paista olema. On meil tulemas siis London Openi ajal. Peale London Openit on siis tulemas Euroopa Keskpanga kujunduse kõne ja ülejäänud uudised jäävad siis New Yorgi sessiooni aega, on me samamoodi tulemas New York Empire State Manufacturing Index ja jälle siis kujunduse kõne. Et suhtsüksed võiks öelda mõneti nagu rahulikumad päevad, välja arvatud siis teisipäeva õhtu ja võib ka siia siis kolmapäeva pigem õhtupoolikusse New Yorgi sessiooni aega sükest rohkem volatiilsust, aktiivsust arvestada. Edasi neljapäev. Neljapäev on meil juba hoopis teine pilt, neljapäev on juba tüki meeldivam. Esimese sükse mõjused uudised tulemas siis Frankfurt Openi ajal, enne London Openit on tulemas siis Briti naelale Good Straight Balance, erinevad siis ka Euroopa Liidu välised ka, mõjutavad siis enne kõike GBP liikumist ja ülejäänud uudised jäävad meil New Yorgi sessiooni aega, kus on siis tulemas erinevad töötusmäära uudised, continuing jobless claims, initial jobless claims, 4 nädala keskmised ja ka siis retail sales tulemused väga palju ja PPI siis kuulõike põhine. Väga palju punase kausta uudiseid tulemas siis 15.30. Et sellel ajal arvestades selle uudiste mahtu, mis tuleb, ma soovitaks ära oodata. Las turg teeb enda mürgli ära, kui just ei ole tehing juba varasemalt sees ja ohutusse nii-öelda siis kaugusesse ka stop-lossid viidud, siis soovitaks ära oodata, et lasta uudise mööda ja siis vaadata, mis võimalusi meil avaneb. Nii, ja lõpetuseks on meil siis reede ja reedel on siis tulemas kell 12. On tulemas siis euro kohta, eurotsooni kohta ja CPI uudis ja ülejäänud uudised jäävad siis New Yorgi sessiooni aega, on siis building permits ja housing starts ehk siis ehitusload ja ehitusega alustatud siis lepingud. Et näitab ka siis tarbija käitumist, kui enesekindel tarbija on. Nii, aga vaatame graafikutele, et mis minu ootused siis olid tulevaks nädalaks ja kuidas siis läks. Et ootus oli siis, et turg teeb enda ülestõmbe. Ideaalis siis siia 4 tunni supply demand'i ja siit tuleb siis alla tõuge. Turg tuli, liikus siia 4 tunni supply demand'i, täitis selle ära, sai mingi reaktsiooni ka ja sai siit nii-öelda siis eelnevast, mis meil siia oli maha jäänud 4 tunni supply demand, siit leidis tuge, ehk et see supply demand siis toimis just kui toetuspunktina, ehk kui võtta ka meil on lagi, üks lagi oli siin, hind tuli liikus läbi, põrkasastu lage, nüüd eelmine lagi muutus põrandaks ja sealt saadi tuge ja mindi jälle edasi. Et turg liikus ülesse, seda allatõmmet, mis minu ootus oli, seda ei toimunud, turg avanes käpiga, ehk et auguga. Ootus oli, et ehk tuleb seda nii-öelda siis täielikult täitma ka, kui ta tulnud, leidis siit tuge ja jätkas liikumist. Ei ole hullu, iga prognoos paika minna ei saa ega ei tohikski. Et peab sellega nagu arvestama. Kuid mis meil siis
tulevaks nädalaks, minul siis tulevaks nädalaks ootus on. Turg on liikumas meil siia ülemise 4 tunni supply demand'i poole. Oleme siit altpoolt praegusel daily graafikul. Siit altpoolt siis daily alast õrnalt puudutanud seda daily ala ja weekly alas sees käinud. Siin on meil päris hea weekend, ehk et me oleme korjanud siit eelmise põhja pealt likviidsuse ära ja siit on turg liikunud nüüd ülesse. Saab näha, mis siin nüüd toimuma hakkab, kas siit 4 tunni supply demand'ist me leiame tuge või mitte. Kas turg nüüd tuleb siia välja, leiame siit toe ja liigume allapoole veel likviidsust võtma või me sõidame siit läbi, korjame siit likviidsuse ja siit likviidsuse ja siis tuleme teeme enda tagasitõmbe, aga see ei pruugi jääda siis tulevasse nädalasse, vaid pigem võib-olla edaspidi isegi. Aga vaadata seda, mis meil praegu siin graafikul on. 4 tunni supply demand ees ootamas. Tuleme tagasi 4 tunni peale, märgime siin peal ära. Nii, siin on meil daily supply demand ja selle sees on ka 4 tunni oma, eelnev on ära kasutatud. Nii, toome siia poole. Siin mul ongi välja märgitud vist juba, vaatame korra, kustutame selle ära. Mis alaga meil siin tegu on? Jep, 4 tunni oma on siin olemas juba. Eraldi välja märkima ei pea. Need on endiselt atraktiivsed tsoonid, kuhu võiks turgu oodata siis tagasi tulema. Samamoodi siin see käpp, see tühimik, me eraldi välja märkima ei hakka, aga üks nii-öelda magnet, mis siis tõmbaks turgu enda poole, et see saaks täidet tuud ja superluks oleks see, et kui turg tuleb siia sisse ja siit saab enda siis liikumise. Hetkel turg veel tagasitõmmet teinud ei ole ka, agressiivne kukkumine on siit nii-öelda olnud, aga päris tagasitõmmet ei ole veel teinud, ootaks vähemalt siia selle tipuni, turgu siis tagasi tulema ja kui vaadata Fiboga siit põhjast üle, siis jääb ilusti 50% piiri ka, et see oleks super äge näha turgu sinna tulema. Nii, see ala sai siit kasutatud, teeme tolle väiksemaks. Nii, kopeerime siia veel. Nüüd läks valesti. Kopeerime siia veel neid ostualasid, ostu supply demand alasid. Nii, märgime siia. Ka jälle üks hea magnet, siin meil oli ka, aga seda turg on juba täitnud, eraldi rohkem välja märkima ei hakka. Nii, ja müügi poolel ka on meil siin siis ilusti olemas, siin võib isegi selle sinise küünne järgi võtta. Niimoodi. Ja ootus tulevaks nädalaks. Superäge oleks näha turgu, tulema alla poole, täitma ära siit seda käppi. Haarame siit põhja pealt veel likviidsust ja siit saame enda reaktsiooni, et liikuda siis ülesse veel edasi. Teise versioonina märgin siukse liikumise. Siin võiks isegi selle käpi täitmise ära oodata, et seda ala ma otseselt ei oota, et see ala vastu peaks. Pigem turg tuleks siia seda käpi täitma. Et sellised 2 versiooni siin. Ja teise versioonina või kolmandana siis, kuidas võtta, oleks siis see, et turg võib tulla veel allapoole, leiab toe meil siit pealt, ehk et kuskilt siit alast, liigume ülesse, siia 4 tunni supply demand'i ja saame sealt siis enda alla liikumise jõu kätte. Nii peaks kuidagi paremini selle tegema. Toome need ühte punkti. Nii. Selle midagi niimoodi. Nii. See oleks ootus dollari indeksile. Võibki juhtuda see, et turg enda seda alla tõmmet esmaspäeval ei tee, ehk et seda siia turg ei tee, vaid juba siit pööramegi ülesse, täidame ära 4 tunni supply demand'i
ideaalis saame sealt reaktsiooni ja liigume allapoole ja jääbki terve nädal liikumiseks too siis alla liikumine. Või siis eirame seda supply demand'i, võtame likviidsus ära ja siis näeme mingisugust korrektsiooni. Hetkel ootaks ka siit siis pigem korrektsiooni veel, et turg on varasemalt meile liikumisi ilusti teinud, on siit alla tulnud, siin on lower high, korrektsioon, läbimurre, korrektsioon, läbimurre ja nüüd ootaks jälle korrektsiooni, et siis jälle toimuks läbimurre. Nii, GBP USD, täpselt sama peegelpilt, nii selle ka siit teist ära, peegelpilt, mis dollari indeksil, ehk et turg tagasitõmmeti teinud ja jätkas kohale liikumist. Nüüd oleme jõudnud korralikult ka siin GBP-l siis 4 tunni daily supply demand ala sisse. Nii, siin on meil, kui siit fikist võtta, siis meil korrektsiooni toimunud ei ole veel. Kuid kui võtame küünlakehade järgi, siis ka veel ei ole. Ühesõnaga, siin on ootust, et turg võiks tulla sügavamale tagasi, siia sisse. Täita selle 4 tunni supply demand'i ära. Nii, zoomime natukene lähemale. Nii, hopsti. Siia saame märkida veel müügi supply demand'e. Tolle küünla põhjal. Need on siis kõik 4 tunni alad. Nii, siin ka üks pisikene. Seda ma ei oota, et turg seda austaks. Pigem mitte. Nii. Siin on mul ostuala supply demand, kõik õige. Jah, turg siit selle täitis ära. Nii, ja siia allapoole ka saame panna ostuala supply demand'i veel ühe juurde märkida. Nii, vale märk läks. Niimoodi. Vikist vikini. Põmm. Vaatame korra siit kaugemalt pilti. Daily jala meil on. Sügaval allpool. Võiks oodata ka veel turgu allapoole liikuma. Daily vaates oleme siin tagasitõmbe nüüd teinud, kui võtta siit vikist vikini. Saba otsaga siin sees käinud. Kuid ei ole välistada, et turg tuleb teeb sügavamalt tagasitõmmet. Siin ideaaltsenaariumid ka siis. Oleks too variant. Siis neid kõike siit eirame ja liigume siia supply demand'i poole. Või siis siit edasi variandina võime näha midagi taolist, et turg tuleb sinna ja seda supply demand'i siin ei osta või liigub ekstreemsesse. Kõik oleneb, mis meil siis need uudised GBP-le tulevad. Vaatan korra dollari indeksit, et oleks kooskõlas. Dollari indeksel oli ootus, et liigub alla. Järgmine variant võib ka üles liikuda, mis tähendab siis GBP-le alla liikumist. Aga siin on pigem ootaks alla, et GBP siis võiks pigem liikuda meil üles kohe edasi. Ja siis võime näha pöördumist. 4 tunni peal ka praegu siin lähivaates siis on sisese liikumine bearish. Daily peal veel sükast puhast pilti ei ole. Liiga palju alasid ees, raske näha. Ehk et meil eelmine tugevam põhi oli siin. Turg tegi enda liikumise, tagasitõmme, siit jälle liikumine. Justkui oleme nii-öelda bullish. Turg tuli testis, tegi madalama, murdis läbi, jälle võrdse, ei konsolideerima, murdis jälle ülesse, suht niuke külgliikumine natukene, aga siin oleks ootust, et turg nüüd liigub allapoole veel. Nii. Põmdi, euro.
eurol siis sama ootus, mis GBP-l, et ootasin, et turg teeks üles lükke, tuleks see 4 tunni supply demand'i ja siis lendaks allapoole. Aga turg ta oli teinud ja otsustas kohe hakata allapoole liikuma. Siin on ka järjest ära täitnud siis need supply demand'id. Nii, kas siin on kirjaviga sees? Huvitav. Mitu 4 tunni supply demand'i? See üks on arvatavasti 15 minutima. Niimoodi, võtame tolle eest ära. Euro on ka hetkel veel bullish, küünal on sulgunud eelmisest tipust kõrgemal. Eurol on siin samamoodi ootust veel, et tuleks allapoole ja siis jätkaks ülespool liikumist. Et veel müügilaine märki otseselt ei näita suurema pildi vaates siis. Nii, aga vaatame, kas saame märkida siia veel neid alasid juurde. Nii. Siia saame panna ühe supply demand'i. Üleval pool rohkem ei ole ja on ka meil kohe siin lähedal. Seda ma ootan pigem mitte, et turg austaks. Nii, ja ostu poolel ka. Ostu poole supply demand siin. Siin kootus, kas turg teeb meil tšõksulükke või siis pigem eelistatum oleks sellised liikumised, et turg liigub ennem ülesse ja siis näeme alla tulekut edasi. Nii, NZ uuesti. NZL oli samasugune siis ootus. Väljavaade nagu GBP-l ja eurolgi, et turg teeks end üles lükke, teeks ära 4 tunni supply demand'i ja siis liiguks alla, toi ei teinud seda, tuli siia sammusele, supply demand'i lähedale, siit saab otsaga sai enda reaktsiooni ja sulas allapoole. Nii, märgime siia ka veel, siis neid supply demand'e veel juurde. Nii. Saame siia ka või? Jah, siin turg käinud ei ole. Fairvalley käppi küll siin ees ei ole, seega ei ootaks väga, et turg seda ala siin siis austaks. See ala ka liiga lähedal. Siin samamoodi, et turg pigem sõidab läbi. Nii. Need on kõik kasutamata, siis supply demand alad. Ostualasid ei ole siin. Nii, vaatame korra suuremat ajaraami. Ostualad on meil allpool. Ootaks turgu, liikun veel allapoole. Eelmiste tippude vahel siis ka. Viki tipp on meil siin maal. Turg 50% kätte saanud ei olnud. Ehk et siin on ootus, et turg tuleb siia kõrgemale 4 tunni supply demand ala sisse. Esmane ootus midagi taolist, et turg paneb siit, kuid ootaks pigem siis turgu tulema kõrgemale. Siin on ka toimunud likviidsuse haaramine. Et kas näeme midagi taolist või turg tuleb plahvatab siis otsejoones ülesse. Selle ma tegelikult võtan siit ära. Nüüd sellised ootused nii-öelda oleksid NZ USD-l. Ja teise variandina ja kolmandana ongi siis see, et turg paneb siit otse alla. Teeb enda mingisugused jõnksud võib-olla siit ja jätkame allapoole siia alade poole liikumist. Kuid märgin ta ühtse joonena. Nii, vaatame korra siia vasakule poole. Siin meil ühtegi silmaga eristatavat supply demand'i otseselt ei ole enam. Ega siin, kus nii-öelda hind praegu asetseb.
märgin korra selle tipu siin. Et see oleks esimene potentsiaalne punkt, kus siis turg enda põrke võib saada. Ehk et turg tuleb siit alla, saab siit põrke ja siis jätkab alla liikumist. Kuid elame näeme, mida turg meil siis tegelikult teeb. See on kõigest ootusvaade, et mida turg teha võiks. Nii, autõueste täpselt sama teema, nagu varasematel paaridel oli ootus, et turg tuleks siia ülesse, super ilus oleks olnud, kuid turg jätkas meil sulamist ja pani ludinal otsa alla. Siin ka nüüd ootus, saame märkida siia veel tegelikult välja, müügi supply demand'i. Nii, supsti. Ja saame ka siia märkida. Niimoodi. Vaatame korra suuremat pilti ka. On ka meil daily supply demand siin all veel olemas, ehk et turul on seda liikumismotivatsiooni, võiks öelda. Nii, siin peame tekstiga ära muutma. Et turg võiks tulla veel allapoole. Ruumi on. Nii, aga siit niimoodi vaadates oleme jõudnud siia supply demand'i, siit võiks saada ideaalis reaktsiooni ja siis liikuda allapoole. Teise variandina eirame seda supply demand'i ja tuleme ülesse. Super ilus, ilgelt äge oleks näha turgu jõudmas siia supply demand'i nii, sest siin on ka vägev likviidsus enne seda supply demand'i. Kuid mine tea, mis täpselt saama hakkab. Nii, ja siit variandina veel turg tuleb siia allapoole ja saame siit siis reaktsiooni. Siuke ootus siis autõuesteele. Nii, GBP NZD. GBP NZD ootus oli, et tuleks siia alla, supply demand'i, turg ei tulnud. Turg jättis meil siia maha 4 tunni supply demand'i. Esimene kasutus oli juba siin. Põhimõtteliselt tegelikult isegi varem siin juba kasutus turg ära. See, et nüüd siit turg enda reaktsiooni sai, see on haruarv juhus, et mina siit ei oleks vaadanud ise. Muidugi väga täpne, väga ilus plahvatus ülesse ja siin on ootus, et turg paneb veel edasi üles poole. Et päris jõuliselt on ostjad siin läbi surunud. Nii, siia saame märkida uue ostuala. Müügiala meil natukene juba silmanurgast paistab. Nii. Siin võiks oodata jätkumist. Ja siis siia sisse. Nüüd teise variandina me tuleme kohe siia, kuid turg on jätnud väga palju neid täitmata. Teise variandina võime midagi taolist näha. Kuid pigem esimene versioon. Kuna meil on supply demand ala, siis suurema ajaraami supply demand ala nii lähedal, siis see on ülimalt tõenäoline, et turg jätkab siit enda seda liikumist otse joones ülesse sinna supply demand ala poole. Vaatame korra jääga 15 minuti peale ka, 15 minutit samamoodi. Hetkel väga tugeval pullis on kerge seisaks on olnud ja pullid on jälle võimu kätte haaranud. Et siin on üpriski selge nii-öelda märke, et turg jätkab ülespoole liikumist. Kuid mine tea, tuleb mingi huvitav uudis, Trump ütleb midagi ja maailmaturud on jälle pahumpidi. GBP JPY ootusel, et turg tuleb alla ja siis jätkab üles liikumist, kuid turg avanes meil käpiga ehk auguga ja päris korraliku, päris suure auguga. Kuid see üles liikumine selles suhtes toimus, et toimus see käpp ja turg pani plahvatades üles ära. Et päris korralik hüpe
ja on jõudnud nüüd märgilisse üpriski võimsasse siis alasse sisse ja sealt ka hetkel reaktsioon saadud. Ja on meil siin all see käpp, mis ootab täitmist, mis karjub täitmise järgi, et turg tuleks tagasi. Oleme daily weekly alad ilusti ära puutunud, ära täitnud. Isegi selle siin. Täpselt nii. See ka isegi täidetud. Ehk et antud kontekstis, antud pildis ei ole ühtegi täitmata daily weekly ala veel siin ees enam. Et siin võiks turg nüüd ilusti allapoole tulla. Ja siia see märkida. Ei ole kolmandat küünalt nii. Siin ootus oleks see, et turg tuleb täidab selle käpi ära. Super äge oleks, kui turg tuleks siia supply demand sisse ja siis jätkame üles liikumist. Teise variandina turg alustab enda langust. Ehk et teeme tõusu ülesse, kasutame supply demand ära ja langeme allapoole edasi. On meil siin allpool loomulikult ülimalt palju neid täitmata supply demande. Väga palju. Siin on meil veel daily ala ka sees ilusti olemas. Ehk et lootust on, et turg siit saab enda põrke ja jätkab üles liikumist. Nii, uuesti JPY. Siin on sama ootus, et turg liiguks ülesse ja saaks enda nii-öelda põrke ja jätkaks alla liikumist või siis tuleb alla. Kuid seda alla liikumist ei toimunud, turg plahvatas ülesse ja täitis ilusti ära. Nendest on läbi sõidetud, neid turg ei austanud mitte üks gramm ja kihutas allapoole edasi, tähendab ülespoole. Ja ilusti siin ka siis täidetud daily supply demand ala. Uuesti JPY-l on neid alasid siin üleval pool veel. GBP-l neid ei paista, kuid GBP USD-d ootan mina siis suht sarnaselt liikuma. Nii. Siia saame ka veel märkida supply demand ala, selle peaks tegelikult siia maani välja tooma. Siis oleks korrektsem. Ootus siin selline, turg tuleb alla ja siis liigub ülesse. Ekstreemne mudel on see, et tuleme täidame siit käpi ära, võtame ka siit likviidsuse, täidame siit supply demandi ja siis liigume ülesse. Ja kui turg otsustab meil ümber pööret teha, siis on meil siin müügi supply demand ala. Ehk et ootaks turgu siia, saame reaktsiooni ja siis liikume allapoole. Nii, uuesti käed. Uuesti käedi ootus oli siis ka, et turg võiks tulla allapoole, täita supply demand ära ja siis liikuda ülesse. Selle toimunud ja turg otsustas minna kohe ülesse. Ehk et üks kahest nii-öelda siis pidas paika, üks kahest ootuses pidas siis paika, nii. Siin ka mitmed alasid, väga tugev pullide rünnak, et siit vaadata seda pilti, ootaks siis turgu liikuma ikka veel ülesse. Siin on meil toimunud värskel likviidsuse arvamine ka, rohkem alasid allpool ei ole. Teise variandina liigume ülesse ja sulame allapoole. See on see uuesti käedivaade, on meil just siin veel alasid üleval pool loomulikult. Ja, siin võib juhtu see, et seda 4 tunni ala veel võib-olla turg ei täidegi. Ehk et teise ootusena võiks isegi midagi taolist märkida. Pigem ootaks tuge siit alast. Kuid saab näha. Nii, ja lõpetuseks kuld. Kuld teeb ikka kulda. Kuld on ikka kulda väärt. Langust 0, mitte mingit languste näite. Ja turg jätkas tõusu ja need samused support resistant alad, mis siis silma järgi nii-öelda olen kopeerinud edasi, ideaalselt super ilusti siis töötavad ja toimivad. Siin samamoodi järgmine ala meil siin üleval
et turg on väga ägedalt nendest aladest siis reaktsiooni näidanud. Märkimisväärne võiks öelda on siin see langus, ehk et midagi suurt on toimumas, mingi muutus, mingi sündmus maailmas on toimumas, kuid kuld endiselt on bullish. Siin ootus oleks see, kui kuld läheb müüki. See ootaks turgusid langema. Tegeme enda lükkeid, liigutusi. Eelmiste support resistant alade juures siis saame enda reaktsiooni. Või siis põrutame veel edasi. Nii, siin pean natukene kõrgemale tooma. Nii, kopeerime. Siit, nii ei tulnudki. Kopeerime need alased. Nii, enam on silma järgi. Hulluks ei ole vaja minna, umbes nii. Ehk et võime näha siis siit mingisugust liikumist ülesse poole. Kui kuld otsustab nüüd siit 4000 hooga edasi veel panna. Hetkel peatumise märke ei näita jõhkral tõusuteel, kuid siin midagi huvitavat on maailmas toimunud, et siit see kulla langus toimus väike. Saab näha, mis siit edasi saab, kas turg leiab siit tuge ja toimub siis mingi perioodiline lühike või kujuneb see pikaajaliseks perioodiliseks, toimub siis suurem kulla languskorrektsioon kogu sellele suurele tõusule. Vot, aga sellised minu ootused tulevaks nädalaks. Vaatame, kuidas turg käituvad. Olge siis Powelli kõnega ettevaatlikud ja neljapäevane päev samamoodi hästi volatiilne, eriti New Yorgi sessioon, kus hästi palju punaseid uudiseid olemas ja ka võimalusi. Et lähme vaatame, mis võimalused turg meil avaldab, maha jätab ja püüame need kinni.